räägime armastusest. Just sellest oli pühapäevane evangeelium, kui keegi mäletab, sest olid väga tähtsad päevad. Aga armastuses mitte ainult sellest, mida tunneme oma lähedaste vastu, vaid armastusest selle kõige sügavamas ja laiemas tähenduses. Markuse evangeeliumis küsib kirjatundja Jeesuse käest. Missugune on kõige tähtsam käsk? Jeesus vastab. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamest, kogu oma hingest, kogu oma mõistusest ja kogu oma jõust. Ning armasta oma ligemest nagu iseennast. Need sõnad kõlavad lihtsalt, kuid nende taga peitub sügav tarkus ja väljakutse. Mõelgem hetkeks püha Maximilian Kolbe peale. 1941. aastal Auschwitzi koonduslaagris astus ta vabatahtlikult ühe hukule määratud mehe asemele, keda ta ei tundnud isegi. Kolbe ohverdas oma elu, näidates ülmat armastust oma ligemese vastu. Muidugi armastus ei pea alati olema nii dramaatiline. Igapäevaelus võime näidata armastust väikeste tegudega. Naabri aitamine, lahke sõna või andestamine, kui keegi on meid haavanud. Paavst Franciscus on öelnud, armastus on alati teenimine, aga mitte eneseteenimine. Aga kuidas seostub see Jumala armastamisega? Püha Johannes Paulus II õpetas, et Jumalat armastades avastame oma tõelise inimlikkuse. See armastus muudab meid, andes meile jõudu ja julgust armastada teisi, isegi kui see on raske. Kujutage ette purjekad merel. Purjed esindavad meile meie armastust Jumala vastu. Mida rohkem me avame end tema armastusele, seda kiiremini ja kindlamalt me liikume. Tööraga esindab meie armastust ligemese vastu. See suunab meid õigele teele, aidates meil navigeerida elu keerukates olukordades. Jeesus ütleb meile, et need kaks käsku on üks tervik. Me ei saa tõeliselt armastada Jumalat, kui me ei armasta oma ligemest. Ja me ei suuda tõeliselt armastada oma ligemest ilma Jumala armastuseta. Meie väljakutse on elada seda armastust iga päev. See tähendab olla ustav oma kohustustele, truu oma sõnadele ja tegudele ning peame näitama armastust isegi siis, kui see on ebamugav või raske. Ja lõpetuseks, kutsun igaüht teist üles mõtisklema, kuidas saaksid sina näidata armastust Jumala ja oma ligemese vastu täna, homme, sel nädalal. Kas see on andestamine kellelegi, kes on sind haavanud? Kas see on aja leidmine palvetamiseks ja Jumalaga suhtlemiseks? Või on see lihtsalt lahke sõna või tegu kellelegi, kes seda vajab? Ja meeles, et iga armastuse tegu, olgu see suur või väike, peegeldab Jumala armastust meie vastu ja toob meid lähemale tema kuningliigile.